Järgmine sõnavõtt tuleb siis Läänemaa põlisrahva esindaja poolt, Lembi Tõns. Tere rahvas! Mul on au ja võimalus tervitada kokku tulnud rahvast ja eraldi Virumaa põlisrahvast, virulasi, Läänemaa põlisrahva läänlaste nimel. Põhjus, milleks me täna oleme kogunenud, on üks ja märgiline. See on selgelt ja üheselt ligi 40 aastat tagasi võõrvõimude poolt algatatud planeeringud suuremahuliste fosforiidikaevanduste kohta Virumaal ja sama tegevuse jätkamine neokolonialistliku Eesti Vabariigi poolt tänapäeval. See riik on oma tegevuse maskeerinud niinimetatud rahvuslike huvide taha ja kõik need täiendavad uuringud on vaid kattevari, millega eksitatakse rahvast loomaks kujundit, et see riik nagu oleks Eestit valitsenud võõrvõimude, et see riik nagu ei oleks Eestit valitsenud võõrvõimude õigusjärglane. Ja tegevused, mida siin planeeritakse, oleks nagu rahva tahe läbi piiramatu voliga esindusdemokraatia. Siin saab kõnelda riigi omavolist ja selle riigi valitsevast rahvusest, kelle valitud on enesekesksed, kes on läbi enesekolonisatsiooni enamuses omandanud sellele rahvusele aluse pannud rahvastest uue ja neid rahvaid marginaliseeriva, diskrimineeriva identiteedi. See rahvus ei hooli maast ega põlisväärtustest, mis on vaid vähemusele selle riigi kodanikele olulised. Seetõttu polegi selle kodaniku ühiskonna valitseva rahva enamusega võimalik oma maad ja rahvast riigi omavoli eest kaitsta ja pole võimalik ka lihtsate sõnadega oma seisukohti selgitada. Seda segab otsustavalt ühise meie määramatus. Nendega on võimatu kõnelda meie maast, rahvast ja tulevikust. Kõik on liiga reaalpoliitiline ja seotud sildistamiste ja hirmutamistega. Kõneledes valitsevast rahvusest, siis saab seda iseloomustada veel Rail Balticu rahvana, Tuuliku rahvana ja ka karjäärirahvana. Sest selle maa põlisväärtuste hoidmise asemel tehakse poliitilist ja isiklikku karjääri. Seda otseselt, nagu me siin näha võime, ja ka kaudselt, kui ka siiski jäädakse oma isiklikku väikesesse liivakasti karjääri ja ülipassiivsesse hoiakusse. Aga on veel lootust, sest selle maa rahva hulgas on arvukalt inimesi, kes on teadlikud rahvusvahelisest õigusest ja kes on säilitanud oma identiteedi oma maade põlisrahvastena ja organiseerudes teinud algatused põlisrahvaste vääramatu õigusega enesemääramisele ja inimesi, kes on oma identiteedi taas leidnud, sest vaid põlisrahvaste õigustele tuginedes on võimalik üldises segaduses päriselt kõnelda asjadest otse ja selgepiiriliselt. On oluline lisada, et põlisrahvaste kohta kehtivad koos põlisrahvaste õigustega veel õigused. Nendest saab aga igapäevases Eesti kultuuriruumis kuulda igapäevaselt, kuid see on hoopis muu lugu. Ja siin pole võõrastega midagi pistmist. Meie käest võidakse küsida, et kust me oleme võtnud õiguse ennast põlisrahvastena määrata ja põlisrahvaste õigustest kõnelda. Vastus sellele on kirjas meie rahvaste poolt tehtud enesemääramistes, meie kolme rahva vastu võetud ühises deklaratsioonis Eesti Vabariigi territooriumil elavate põlisrahvaste õiguste kohta ja mis on leidnud tunnustust meie kolme rahva vahel sõlmitud tunnustuskirjade ja lepingute näol. Tuge sellele oleme leidnud kolmest tähtsamast rahvusvaheliselt vastuvõetust dokumendist, millisteks on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioon ILO 169, ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon ja Euroopa Parlamendi resolutsioon põlisrahvaste õiguste rikkumise ja maa hõivamise kohta.
ning mis kõik peavad olema Eesti põhiseaduse paragrahv 3 järgi Eesti seadusloome lahutamatu osa. Meie maade põlisrahvaste organiseerumise ja õiguste jõustamise järel saame taas kõnelda Eestist kui oma riigist, kus on uue tähtsuse saanud maa ja rahvas, riik ja ühiskond, omavalitsus ja kogukond. Seistes teie kõrval koos kõige ühiste lepingupartnerite saarlastega toetame teie õigust eelnevate vabade ja informeeritud nõusolekute anda või mitte anda nõusolekut teie maadel planeeritavatele tegevustele. Aitäh! Aitäh, Lembit, aitäh, Läänemaa!